FC Flora peatreener Jürgen Henn. 2018 aasta esimene mäng peetud, meie 4, Paide 0. Kuidas mängu kokku võtad lühidalt? Treenerina alati vaatad seda, eriti siin ettevalmistusel, et need asjad, millega meeskonnaga oled töötanud, et kunagi ei saa kogu tervik mängupildiga tööd teha üldiselt, et siis on kindlad mingid aspektid, mida vaadata ja neid meeskond täitis selle lühikese aja kohta, ma arvan, päris hästi. Et selles osas meeskond töötas ka tervikuna, ma usun, et väga palju nähti vaeva, töömoraal oli terve mäng nagu kõrge, et võib-olla peale vahetsi natukene seal siuke ühtsus kadus, mäng läks natukene laiali kontrolli alt ära, aga see peale vahetsi on nagu mõistetav, et mängijad muidugi nõuan, et see oleks pikemalt korras, aga see on nagu mõistetav. Mis need mängulised eesmärgid tulemuse kõrval täna olid, mida väljakule täitma mindi? Peamiselt, millele me tähelepanu pöörasime, siis oli ikkagi ülesehitus võib-olla palliga faas kõige rohkem, et selle kallal tööd teha, et me oleks palliga siis natukene loovamad, ütleks. Ja kaitses ka on detaile, mida me näha tahtsime. Värskeim täiendus Dmitrijev täna ligi 60 minutit. Kuidas väljakul tegutsemine tundus? Ma ütlen, et isiklikult väga jäin rahule, mis ta meeskonnale juurde tõi, et see, kui palju ta palle tagasi võitis, kuidas hoidis keskvõjale ikkagi kontrolli all, et ta on küll hetkel ei ole oma parimas vormis kindlasti, aga see, mis ta meeskonnale juurde tõi, ma arvan, et see oli väga-väga vajalik. Noored mehed, Poom, Kask täna värav. Kuidas nende esitusega rahul? No Markus on juba eelmisest aastat näidanud väga heast küljest, ja treeningutes samamoodi, et ta kindlasti väärib mänguaega ja see, et ta värav oli, et ma tean seda juba aasta aega, et see võimekus on nagu olemas, et see tema puhul on töö vilise, ja Kask samamoodi on dublis treenerite käest kiita saanud ja arutasime läbi, et tasub proovida ja mängis ka uues keskkonnas täitsa okei. Olgu, aitäh! Aitäh!